See korp on veel eriti sügav, et kui ta siit maapinnalt põleb, siis et ennast kaitsta, siis ta kasvatab sellise jämedama korba. Ja muidugi, kui see korp ulatub juba siia võraoksteni ja läheb võraokste peale, siis see näitab, et need puud on väga vanad. Et näiteks seal on juba nagu ka võraokste peal, et see võib olla üks kõige vanematest puudest, eks ole. Milline see siis? Jah, see järgmine, eks ole, et kellel on see kõrvaloks ja mida tugevamad on ka need kõrvalharud, mida jämedamad ja niimoodi seal ladvas, jällegi seda vanem puu ilmselt. Et selle järgi saab vaadata, et need puud on ikka hästi vanad. Ja mõnel võib muidugi olla see, et tal on latv ära murdunud ja on kasvanud külgokstest nagu nooremaid, siis see latv ei ole nii korbaga kaetud. Aga et üldiselt see, ma usun, on keskmiselt mingi 150-160 aastat vana mets, kui juba niimoodi peale vaadata, et ma nüüd ei ole neid korralduse andmeid üldse vaadanud. Et see on ikka väga vana männik. Aga mida siis soovitada selle vana männikuga, kui on RMK mets? Nii vanad männikud peaks olema juba nagu loodusmälestisena sisuliselt kaitse all, sellepärast, et kui ikkagi mõelda, et kui kaua on see mets siin vastu pidanud ja fakt on see, et siin kindlasti on ka haruldasi liike, aga et siis tuleb nagu nad üles leida. Aga siin on üks selline puhkemetsana tal juba väga kõrge väärtus. Ja kogu see väljakujunenud linnustik, siin juba on teada ju, et samblikke on leitud, aga nii tiheda nagu sellise sambla ja mustika all nagu taimeliikidel ei ole tõesti eriti enam kohta. Et taimeliike siin oleks haruldasi siis, kui siin nüüd natukene jälle maapind põleks. Et seetõttu ongi teised väärtused, et tulevad erinevad mardikad, seened, samblikud. Need on need grupid, mida mina jälle ise ei tunne eriti. Aga jah, väga ilus mets.